Inimesed, tere tulemast Naiskoor 15 juubelikontserdile. Küll ütles mulle, et sa pead mingit sõnasi võtma, et maja peremehena. Ütles, et okei, ma võtan siis. Küsis, palju aeg läheb? 20 minutit. Ütles, et ei palju, et ei peremehena võtan ikka nii palju, ma tahan. Ei võta nii. Tegelikult mind hakkas huvitama, et kas Naiskoor ongi ainult 15 abjas. No siis natuke sirvisin siit, sirvisin sealt. Ja tegelikult mul on isegi ametlik dokument on olemas, et esimene Naiskoor kindlasti oli 115 aastat tagasi. Sest mul on Eesti NSV kultuuriministri käskiri aastast 61, see oli 23 märts isegi, peaaegu praegu, kus anti siis käsk autasustada Abja Naiskoori 50. juubeli puhul. Ja see aukiri on mul ka olemas. Nii et tegelikult on 115, raudselt siin on ka Naiskoor. Vinge, nii et palju pole minna 100 aastat veel ja korras. Nii, minu 20 minutit sai läbi, ilusat kontsertit teile. Esimese
tulge meiega koos laulma. Aastaid käivad ratast ringi. Ka seekord möödus jälle suvi, tuli sügis ja aeg oli seada sammud kultuurimajja, et osaleda mõnes taiduskollektiivis. Juba varasemast välja kujunenud teisipäeval kogunesid kultuurimajja lauluhuvilisi, nii mehi kui naisi, et alustada taas segakoor Kaja uut hooaega. Meie esimesel kokkusaamisel tuli tõdeda ka seda, et naisi oli rohkem kui mehi. Mehi oli ainult 2. Ja kahjuks meil juurde ei lisanud mitte kedagi. Aeg tegi oma töö. Aeg oli siis september 2011. Sama aasta oktoobrist jäigi kultuurimajja tegutsema praegune naiskoor. Esialgseks nimeks oli meil lihtsalt Abja laulukoor ning liikmeid oli meid 21. Dirigendiks Tiiu Sommer. Asuti aga usinasti uusi noote ritta seadma, sest ees oli ootamas jällegi kultuurimaja traditsioonilised kontserdid advendi ajal. No meie saime selgeks 7 laulu ning olime päris uhked selle üle. Veel naiskoori laul ilmestas jõulu jumalateenistusi Halliste Pühaanna kirikus, vabariigi aastapäeva aktusi, maakonna laulupidu, mulgipidu, kohalikud suvepäevad ja nii edasi. Neid esinemisi oli veelgi. Aga üks meeldejäävamaid esinemisi oli 2012. aasta hingedepäeva õhtu pealkirjaga Keegi tulla võib. Laulude ja lugemistega. Meie vahvate laulunaistega on käidud isegi 2 punklaulupeol Rakveres. Osaletud vaimulike laulupidule nii Tartus kui Viljandis ja loomulikult vabariiklikud laulupeod. Nii tegutseti ja toimetati Abja laulukoori nime all 3 hooaega. Sügisel 2014 kuulutati välja nimekonkurss. Laekus 21 nime. Esialgu jäi sõelale 12. Sealt valisime meie oma kooriga välja 2. Need olid üks ilus naiste rahva nimi Kadri ja praegune Hõbeitsme. Väikese edumaaga võttis siis Hõbeitsme tookord. Alates 5. detsembrist 2014 on meie nimeks Hõbeitsme, mis mulgi keeles tähendab hõbeõisi ehk hõbedasi lille või linaõisi. See nimi viitab kaunitele heledatele õitele, on kaunis ja kultuurilooline nimi, mis on tihedalt seotud Mulgimaa pärandiga. Tiiu taktikepi all kõlasid meie laulud 7 hooaega. Siis tuli meie juhendajaks Sirius Sika ning abiliseks Marju Mäge. Nüüd juba läheb meil 6. hooaeg Külli Salumäe taktikepi all. Ja meie igipõliseks klaverisaatjaks on olnud ajast aega Rutt. Koori põhikoosseis ei ole muutunud üldiselt. Alati on juurdetulejaid ja äraminejaid. Nende aastate jooksul on meil dirigendid osanud meid osavalt siduda ühtseks tervikuks. Oleme koos kui üks suur pere. Väga põnevateks on saanud meie iga-aastased 2-päevased väljasõidud kodust kaugemale, avardada silmaringi, saada esinemiskogemust ja rõõmustada kindlasti oma lauluga ka kuulajaid. Koori eesmärgiks ei ole meil käia kord nädalas koos,
ja lihtsalt laulda ja ajada taga neid õigeid noote, vaid osata teha ja kuulata ka natuke muusikat. Heaks motivatsiooniks alati proovis on, kui dirigent ütleb tubli. Vahest tuleb ka sellist, kas te ise ka kuulsite, milline imeline kõla? Täna tagasi vaadates läbitud teekonnale võime tõdeda, et naiskool Õbeitsme on rohkem kui lihtsalt laulukollektiiv. See on hoidnud ja kandnud edasi meie piirkonna kultuuripärandit ning liitnud meid ühte nii laulus kui hinges. Iga uus hooaeg on kui uus õis meie ühises hõbedases pärjas. Meie südamed on täis tänu tehtud töö eest ning valmis uuteks rütmideks ja kooskõladeks, mida tulevikul meil pakkuda on. Ikka edasi, laul kuulil ja rõõm rinnas.
suur tänu Maimule. Ja nüüd me kutsume lavale meie teise külalise, meesansambel Topelt Hellad Kellad ja nende juhendaja Liisi Toomsalu. Ja kui kavasse vaadata, siis tundub, et nad laulavad naistest ja naistele. Tere õhtust kõigepealt kallis juubilaar ja kõik teised kohale tulnud. Me saime austava kutse juubeli juurde laulda ja me võtsime selle rõõmuga vastu, siin me nüüd oleme. Püüame laulda teile mõne loo, sest et meil ei ole olnud öelda, et naiste lauluvast midagi. Aga me ise natuke oleme rohkem meeste laulu. Nii et las siis kõlab mõni meeshäälne lugu ka siin selle kortsa. Kui suve aeg on lõpuks käes, kõik on
Ausalt öeldes ei ole meil meestelaulu vastu ka midagi. Aga nüüd me kutsume Õbe Aitsmäe lavale tagasi, et natuke veel laulda ja rääkida. Kuidas ma sattusin Abja naiskoori Õbe Aitsmäe? Kunagi ammu, tegelikult mitte nii ammu, umbes paar aastat tagasi, tekkis mul geniaalne plaan, mis oleks, kui läheks kooli, aga ainult selleks, et pääseda laulupeole. Mitte mingit suurt armastust koorilaulu vastu, lihtsalt eesmärk silme, laulupidu, rahvariided ja see tunne, et nüüd olen ma 110% eestlane. Nii ma läksingi esimesse proovi. Meie armas dirigent Külli vaatas mind sellise pilguga, nagu ta juba teaks, et ma olen tulnud valedel põhjustel. Mina naeratasin vastu nagu tubli inimene ja tegin näo, et tean, mis asi on alt ja sopran. Ei teadnud. Esimesed proovid olid huvitavad. Kõrval inimesed laulsid nagu ööbikud, mina pigem nagu veidi segadusest huvi. Kui meie armas dirigent Külli ütles, võtame siit harmoonia, siis mina võtsin julguse kokku ja tegin suu lahti. Mis sealt välja tuli, oli juba omaette kunstivorm. Aga midagi kummalist juhtus. Iga korraga läks natuke lihtsamaks. Ma hakkasin ära tundma noote ja isegi nooti vaadates ei tahtnud enam nutma hakata. Ja mis kõige mulle hakkas see meeldima. Ühel hetkel sain aru, et ma ei käi siin ainult enam laulupeo pärast. Ma käin, sest seal on nalja, seal on inimesed, kes saavad aru, miks keegi hakkab keset proovi naerma. Kui sõna ööbik tuleb juba 10. korda, seal on see tunne, et kui me kõik korraga laulame, siis isegi minu väike tuvihääl sulandub kuidagi suurde ja ilusasse massi. Ja siis saabus see päev, laulupidu. Seisan seal koorikleit seljas, süda peksab ja mõtlen, ma päriselt tegin selle ära. Kui esimene laul kõlama hakkas, tuli kananahk peale. Mitte sellepärast, et ma lõpuks kohal olin jõudnud, vaid sellepärast, et ma olin osa millestki nii suurest. Naljakas on see, et plaan oli lihtne, minna, laulda ja linnuki kirja saada, aga välja kukkus nii, et ma jäingi. Jäingi laulma, jäingi proovi, jäingi selle tunde külge. Nii et kui keegi küsib, miks ma kooris käin, siis ma ei saa enam öelda, et laulupeo pärast. Tegelikult alguses jah. Aga nüüd mis sellepärast, et ma ei taha enam ära. Meie kallis dirigent hoidis meid kõiki ilusasti koos. Vahel rangem pilt, vahel soe naeratus. Aga alati selline tunne, et tema käe lihtsalt peab hästi välja tulema. Isegi siis, kui mõni noot tahab natuke oma teed minna. Ja muidugi meie imelised naised, Õbe Aitsmäe. Rausad, milline vunt. Meil on palju naeru, toetust ja seda erilist energiat, mida ei oskagi kohe sõnadesse panna. Aga tunned kohe ära. Igaüks annab oma hääle, aga kokku tuleb midagi palju suuremat kui lihtsalt laulud.
on hetki, kus me kõik korraga hingame sisse ja siis tuleb see kõla. Ja korraks tundub, et maailm jääb seisma. Ja siis keegi itsitab, keegi ajab sassi ja me oleme jälle lihtsalt meie ise. Natuke väsinud, aga väga õnnelikud. Mina jään üks kõigi ühe eest.
pöördun oma õdeitsmete poole. Vahel on vaja aeg maha võtta ja sõnastada enne jaoks, miks ma midagi teen. Ma olen viimase nädala jooksul päris palju mõtelnud sellele, miks mina varsti juba 6 aastat igal teisipäeval võtan ette teekonna õdeitsmete juurde. Kindlasti pole see kogu tõde, mida ma ütlen. Kõige olulisema jaoks ei jagu kunagi sõnu, aga mõned vastused ma leidsin. Sellepärast, et see, mida Angeelika ja Heli teevad oma iganädalaselt muutuva töögraafiku ja kooliproovide vaherahu sõlmimisel, on diplomaatiline kõrgpilotaaž. Sellepärast, et Hellel ja Eliriinil on kannatlikkust dirigenti, keda nad Viljandis Kammerkoor Ventuse ees juba mitukümmend aastat igal esmaspäeval näevad, igal teisipäeval õpetajasmees uuesti näha. Sellepärast, et Aime ja Kersti puudumine proovist on sedavõrd harv nähtus, et dirigent märgib selle oma kalendrisse kui erakordse sündmuse. Sellepärast, et Veritari ja Katrini kooriga liitumine laulupeo aastal on lisanud õpetajasmete kimpu nii emotsioone, elulusti kui arukat tegusust. Sellepärast, et Merle ja Eda teevad teisipäeviti enam kui 12-tunniseid tööpäevi, alustavad hommikul kell 8 koolis ja lõpetavad õhtul kell 8 kooriproovis. Sellepärast, et Aire tõmbab otsejoones kooriproovi, kui on töökoha ukse lukku keeranud ja Kai läheb töökoha uksust lahti keerama alles siis, kui kooriproov on lõppenud. Sellepärast, et Tiiu ja Liilia, kes on koorides laulnud suure ja laia Eestimaa erinevates servades, soovivad seda teha ka Mulgimaa pealinnas. Sellepärast, et Monika ja Eve ei pea paljuks vaeva selle nimel, et lauluemandad püüne pealt silmale ikka ilusalt vaadata ka oleksid. Sellepärast, et kooris laulavad Margit ja Viive, kellele Jumal on andnud hääled, mis naiskoori kõrgemate häälte hõredale hüüdmisele pidava põhja alla panevad. Ja kes ütlemata ei jäta, kuidas asjad tegelikult on. Sellepärast, et Made ja Ülle on õpetajasmeid huule ja armastusega 15 aastat kastnud ja kodestanud, katnud ja köitnud. Ilma teieta oleks see peenar kuivanud ja Tallinnasse laulupeole viia poleks midagi olnud. Sellepärast, et Rutt on alati nõus klaveri taha istuma, kui õpetajasme laulule klaveri tuge vajab. Ma teen seda sellepärast, et abjapalujal Mulgimaa pealinnal oleks jätkuvalt vähemalt üks täiskasvanute koor. Et neil 20 toredal naisel, kes muuseas moodustavad abjapaluja elanikkonnast 2%, oleks praegusel segasel ja sobersel ajal rohkem hingepidet. Muusika toob inimeses välja parima ja ma olen väga tänulik õpetajasmetele, kes on pika meelega, kes ei jäta meelde paha, aga rõõmustavad tõe üle, kes usuvad kõike ja loodavad kõike. Koorilaul sobib eestlaste loomulaadile ja me lausa armastame seda. Kuskil peab iga rahvas kokku kõla leidma. Aitäh, tüdrukud!
ka istuma minna ja õbejälts jääb lavale. Kui on neid, kes soovivad õbejälts minna küll. Aitüma väga ilusa kontserdiist. Perlan ja jah, tagumine aeg hakata aituma ütleme. Ja ma võtan selle julguselt esimesena siis öelda aitüma! Õbejälts! Laulud on tänatud. Aga me siin mõtlesime, et kui poleks olnud algust, siis ei oleks ka praegu seda 15 aastat pidu olnud. Ma ei tea, kas on meil kohal, aga esimene dirigent, Sommeri Tiiu. On ta siin? Tema võttis selle asja üles, et ei jääks kool kuidagi soiku. Väga vinge. Ikka saad kohelad. Ma tean, et seal on nii planeeritud, aga kui ikkagi mulk ei käi tühjalt, eks ole. Kui lähed, siis sa viigida, keda kui tuled, siis tood. Ja meie käisime ju ebaga ikka kahekesi. Aga siis ta ise mahtus veel laveri alla. Lihtsalt on natukene vanem kui teie. Ja kõigepealt ma tahan öelda suured tänusõnad sulle, Külli, et sa oled neid lillekesi nii kenasti hoidnud ja kasvatanud. Siis ma ütlen suured tänusõnad ühele naisele, kellega mul on olnud õnn kasvada kolleegiks, sest ma olen Abja muusikakooli vilistlane. Aitäh, Rutt! Ja kõige tähtsam kingitus on ürik. Ma leidsin selle talvel, kui ma korrastasin oma isiklikku arhiivi ja lubage ma varastan mõne minuti teie kallist elust. See ürik räägib õbejälts nime salamisest. Dateerime selle kuskile novembrisse ja kuigi Made lühidalt võttis juba asjad kokku, siis olgem ausad neid nimesid oli valikus päris palju. Näiteks Krõõt, Mari, Liiso, Liisu, Kevad südames, noodikiri, Oktav, Toore Mini, Õbejältse, pange tähele, Elle, Kukemari, Õbekõlin, Puukiir, Pääsusilm, Riisikad, Laksutajad, Laulupudujad, Helin, Abja, Ingrid, Linaõis või Linaõlikesed, Abja laulurästad, Tiiud, sai 2 häält, Abjakud, Tiidrikud, Tüdrukud ja Virge.
Finaali jõudsid Krõõt, Õbe Äitse, Krõõt-Kiir, Helin, Liinaõis või Liinaõiekesed. Millegipärast on Krõõt ja Helin finaalist lahkunud. No ilmselt nad sai 0 häält edasi. Õbe Äitse 8 häält, Kuu-Kiir 2, Liinaõis või Õiekesed 7. Nii et nipa-napa tüdrukud. Ja nagu te näete, siis Õbe Äitse, on läbinud keelekorrektuuri. Ilmselt oli meie seas multikeele valdajaid. Ehk siis see M liikus sinna vahele. Nii et palju õnne. Ma loodan, et te peidate see nüüd hoolega kuskile ära. Need ürikud, las nad koltuvad veel natukene. Ma võin isegi tulla striiki siin seda. Et oleks, mida tulevikus leida. Palju õnne. Nii, järgmine dirigent, kui Tiiu läks siit natuke kaugemale peast, leidsime Siiliussi ka. Ei ole vist kohal. Sest temaga oli meile rauge kokkulepe, et aasta aega oli peaaegu aega, aga me tegime siukse lepingu, et naised laulupeole ja sinna nad ka said. Nii, ja siis vahepeal meil tekkis väike sõpene, et ei olnud olnud dirigenti, siis meil oli kogu aeg abiks Marju Mäge. Ja tema oli see multipeole. Ja siin kõikidel on tenupapper on ka vahel, et igal ühel, et äätüüist Õbe Äitsmege. Kõigepealt see on üks imelik kingitus. Ausõna, ma tulin Tallinnas, sõitsin nii, et täpselt 1-2 kilomeetrit tunnis üle lubatu, et jõuda siia. Ja kõige suurem kommikarp, mis Tallinnas oli müügil, oli nimega Kuuga. Ja siis ma mõtlesin, mis ma teen, aga see on tõesti kõige parem komm. Ja võib-olla siin on mõni ettevõtja, eks ole, ma arvan küll, et Õbe Äitsme on juba ära teeninud toote. Kas siin on võib-olla Polli mõni inimene või Popsiköög, ehk siis ma loodan, et kui te saate 20, siis ma saan kinkida midagi, kus on Õbe Äitsme peal. Ja tahan veel öelda, et te olete täiesti uskumatult ägedad naised. Just sellepärast, et ma mäletan, kui see paus tekkis, kui Tiiu ära läks, siis Ülle pöördus mu poole ja kuna ma olin väga hõivatud oma tööde tegemistega, ütlesin talle ära ja oli multipidu tulemas. Ja no igal juhul naised, kes isegi ilma dirigendite otsustavad, me ei lähe laiali. Ja ma mäletan seda hetke umbes jaanuaris, kui ma võtsin hommiku duši, siis mõtlesin, mida teha, eks ole, need naised lähevad ju sinna mulgi peale, tahavad minna. Ja siis ma mõtlesin, et ikka tuleb see ära teha. Ja tahan väga suure tänu näitega Küllile. Siirust ei ole, Siirus on Tallinnas koolis, et ausalt öeldes, ega ei olnud väga lihtne siin siia saada. Ütlen ausalt, ma ütlen kõik ausalt välja. Ja suur tänu, et sa siia jäid. Ja ma loodan, et sa ei lähe kunagi ära. Palju, me kõik loodame. Kultuurimaa poolt on paar asja natuke veel.
nagu siin öeldi, et kui on vaja, siis tuleb üks inimene sinna klaveri taha ja ta leiab need klahvid ülesse, mis on vajalikud. Rutt! Ja nüüd on siis kultuurimahult on meil ainult üks. Külli! Loomulikult! Kõik kuulavad, armas Külli. Me tegelikult teame, et see muusika ei ole ju ainult need mustad täpid seal 5 rea ja joone vahel ju. Et see on palju enamat. See on heli. See on heli, mis meil hingest heliseb. Ja seda helinat sa süstid meile oma pühendumise ja kirega veel ja veel. Aitäh, et sa meisse uskusid ja usud veelgi enam, et me oleme tegemast midagi enam veel. Ja selle eest sulle suur kummardus meie kõikide poolt. Ja siin on üks väike viiulivõti sulle inspiratsiooni allikaks. Aitäh! No nõnda, jätame jutupulga nüüd olla, et kes tahab, tuleb võtab sõna. Nii, armsad jubilarid, kallid õbeitsmed, siin looliga nüüd 8 peaaegu 3 aastat ja 2 meest ja ülejäänud naised. Ja, aga tõesti 15 aastat, ma ei oska nüüd öelda, et kas see on siis ühe naiskooli kohta palju või väga palju, võib-olla üldse ei sobi öelda, et võib-olla naiskooli kohta alati võib öelda, et parasjagu see on. Ja kindlasti kahtlemata on see üks ilus vestapost, mis siia nüüd siis maha saanud on ja 15 aastat, et siia vahele, nii nagu me täna kuulsime, on ikka väga palju mahtunud neid ilusaid hetki. Et kõik, mis siin oli, et pungist kirikuni rääkimata rahvamajadest, kultuurimajadest, laulu- ja tantsupidudest. Ja nii nagu täpselt siin väga tabavalt öeldi, et ega tegelikult üks asi on see koos käimine, on see kokkukõla, viis, sõnad, see muusika, aga tegelikult on ikkagi see, nagu Merita ütles, et tuled, aga tekib mingi tunne. Ja tunne on tegelikult see, mis toob tagasi. Et need samad inimesed, need kaaslased, see kogukonna tunne, mis tekib, et see on ikka äärmiselt oluline ja mul on hea meel, et see tunne on siis tekkinud. Et te teete seda nii hästi, sest et teie teate kõige paremini, et ega muusika teeb meele rõõmsaks ja südame ilusaks ja seetõttu on teid ka äärmiselt ilusti alati kuulata, äärmiselt ilusti alati vaadata, nii et Mulgi vallavalitsuse poolt soovin teile südamest, et need ilusad hetked jätkuksid, et teil oleks palju koos käimist, palju koos tegemist ja see tunne, Merita nagu ütlesid, et see tunne kestaks ja kannaks, nii et armsad õpeitsmed, palun nii hoida, palju õnne teile! Armas Külli, te näete väga kaunid välja. Te olete nagu kevadine aas kollaste lillenuhkestega. Abja ei ole ainult mulgi pealine.
tänu teile on abjast saanud ka naiskooride pealinn. Külli ja Ülle, tänu teile on siia toodud naiskooride lauluga eelkool. Me oleme teinud siin mentorkoolitusi. Ja kas sa mäletad Külli seda 10. aastapäeva, kui siin said kokku kõik Viljandimaa naiskoorid ja me olime just avanenud koroonast. Ja see vabadus ja laul, mida me siin üheskoos tundsime, see oli võimas. See oli tunne, et kõik on veel võimalik. Aitäh sulle Külli selle eest. Ja mul on ääretult hea meel õnnitleda teid Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt ja et te meil olemas olete seda, kuidas te üksteist hoiate, kuidas teil kõigil on oma koht siin koodis. Seda luges ka Külli ette. Te kõik olete vajalikud, üksteisele toeks, üksteist hoides, et hoidke seda tunnet ja hoidke seda hilinat. Ja naiskoorid, pean tunnistama, oma hingelise repertooriga on minu lemmik. Mul on hea meel ka üle anda Eesti Rahvakultuuri Keskuse tubli tegija tänukiri Abja naiskoor Õbe Leitsmäe. Täname teid Viljandimaa naiskooride laulutraditsiooni hoidmise ja edasikandmise eest ja õnnitleme 15. aastapäeval Kaja Liivak. Ja mul on ka kotike väikeste õitega. Need saab istutada maha ja need püsivad kuni ülimatini. Aitäh teile! Sõsarad. Me oleme siin ühte lugu käinud nüüd. Ja mul on niisugune kodune tunne, et ma teid vaatan teie ees. Ja mõtlen, et alles see oli, kui te oli kümnes ja jälle number. See näitab seda, et koor on väga hoos. Koor on korralikult laulma hakanud. Te külate nii nagu üks täiuslik naiskoor. Ja seda kokku küla on kõvasti tulnud juurde. See kokku küla oli ka afišina vist mingi motona, jah. Nii et see on väga tähendusrikas sõna, kus kõik on kõigiga riius. Siis see kokku küla on ju väga väärtuslik asi. Ja mõttelge, me saame koori kontserdil seda kokku küla tajuda ja tunda ja see teeb meid ju paremaks ja sõbralikumaks. See koori liikumine on väga tähtis nähtus, igal pool peaks nii olema. Ja ma soovin teile, et see oleks nii, siis laulge hirmus palju edasi, kaua edasi. Ja Küllile muidugi suur tänu, et sa nii natuke kõva häälega laulma oled pannud. 10. juubeli nõnda ei olnud. Nii et jõudu teile edaspidiseks kohtume jälle. Täna on teil imeväärne päev, kuigi teised selles imet vist ei näe.
aga tegelikult näevad küll, et mina räägin siin Mõisaküla Kabelikul Ungla nimel ja ma ütlen neile ala lõpmata seda, mida Külli ütleb kindlasti ka teile, et me oleme nii tänulikud teile, et te jõuate kõigi argimurede ja sadade probleemidega tööpäevade lõppedes jõuate kord nädalas ikkagi proovi tulla. Juba see on tänuväärne. See, mis edasi oleks, see on veel tänuväärne. Me saame kokku kõlamagi, aga tõesti, et inimesed on valmis tulema üldsegi tegema koos, olema koos ja tahavad koos olla. Minu meelest see on juba nii tänuväärne. Nii et näen küll imet ja näeme küll imet. Küll ja näeme ju. Ja palju õnne teile ja olgu see ime ikka jätkuvalt kesku ja kesku kaua. Kõlage kaunit. Palju õnne. Aitäh teile. Ilus oli olla. Ja olin su siinsamas 5 aastat tagasi, kus see ajal nii kiire on, ma ei saa sellest aru. Aga aitäh teile ilusad 15-aastased tüdrukud ilusates tuttuutes kleitides. Te näete tõepoolest väga ilusad välja. Ja omalt poolt ma ütleks ka veel, et see ühte ja kokkukuuluvustunne on praegusel ajal väga oluline. Kuigi vahel võib tunduda raske see diivani pealt ukseni on väga pikk maa, kust on nii raske vahel välja astuda. Aga kui see uks on juba kinni löödud ja kultuurimaailma paistab, siis on juhuu! Nii et nagu Lauri enne ütles, et teil on 100 aastat veel minna, siis üks kõigi ja kõik ühe eest. Palju õnne teile!
kus oleme saanud tänumeeles issandale hõisata ja palveid tuua mitmes kirikus ja viimati Helme-Maarja kiriku müüride vahel selles seisus, kuidas nad praegu meil on. Ja toon teile siin oma kingikotis kaasa tervist just sealt Helme-Maarja kirikumaadelt kokku korjatuna koti sisse, puldi sisse. Toon teile kaasa õnnistust, toon teile kaasa veidi ka lugemist meie mait ja nagu püha laul soovib ja tõotab issanda ustavust põlvest põlveni, soovin teile, armas õbeäitsmed, palju häid aastaid, kindlasti põlvest põlve. Kulleriga kaabak. Sa võta ilust liivne ilu ja tõestada liivne tõde peab olema. Siis võtsist liivne võts ja kaunitusest liivne kaunis, hääst liivne võimaline hää ja naiselisest õrneb õrna ja valust liivne valu ning kannatuse liivne katse. Mis lõid sa selle tules üles, see tõstab sind ja teisi üles. Armas naiskoor õbeäitsme, jätkavat ilu loomist soovib Karksinu ja Kultuurikeskuse pere. Üks kaart tuli veel. Tegusaid ja edukaid kooskõlamise aastaid õnnitleb Kõpu naiskoor. Läksin veel ühte ringi ja ma teadsin, et tulemas see juubel ja tahtsin nii väga midagi kinkida.
ise oma armsate väikeste näppudega tegin. Ma räägin niimoodi. Tegin sellised kausid ise. Küllile palun. Ja mina palun lõpuks siia ka meie külaliste hääd sõbrad Iivi ja Liisi. Suur tänu teile, et te võtsite osa, tulite, laulsite. See kontsert ei oleks ilma teieta olnud poolgi seda, mis see oli. Ja kui me nüüd oleme ilusate sõnadega ühele poole saanud. Ei ole. Noored naised, väga ilus kontsert. Aitäh ka teile ja ma tulin sellepärast siia ette, et nagu te aru olete saanud, et seal taga need noored mehed, kes seal seisavad, see on üks pisikeene osa Sakala meeskond. Ja Sakala meeskondil on üks väga tore traditsioon tänada publikut, tänada dirigente ja tänada ka veel juubilasi. Ja Hõbe Äitsmäele üks kord, hea, kaks korda, hea, kolm korda, hea, kallis publiku, nii et kallid ilusad noored daamid lubavad, nad tulevad laulvatele üks kord veel. Nõnda, head sõbrad, kui me nüüd tõuseme, siis te olete palutud kõik siia voaleesse šampusele ja siis natuke edasi sinna tassile kohvile ja tordile. Aga ma teen väikese muudatuse, meie enda sünnipäeva laul meile endale tuleb nüüd siit ja kohe. Aga täna me laulame, et üks küünal muu tordile tulnud on juurde. Aastasse uude, ei ole, saab enam nii noor.
vaata, me teeme üldse.